keegi on ukse. Tere, Maigi! Oi, tere, Marta! Tule ruttu minu juurde, sest mu naabripoiss Rene sai endale ussi. Mina kogusin ka suvel vihmausse. Ei, temal on ikka ainult üks ja see on väga suur. Ahoi! Tere, Rene! Tema on Marta. Marta, saa tuttavaks, tema on Rene. Ahoi, mina olen Rene. Varsti tuleb Ullo Telliskivi ka külla. Tere, Rene! Tere, Ullo! Mina olen Marta. Aga kus see uss on? Ta ei ole lihtsalt uss, vaid ta on maisironinastik, kelle nimi on uss. Ta on seal terraariumis. Lähme vaatame, ruttu. Vau, ta on nii suur! Vau, ta on nii suur! Ta on praegu alles veel väike. Ta kasvab 1,5 meetri pikkuseks. Aga mida ta sööb? Ta joob vett ja sööb külmutatud hiiri. Aga see pole üldse nii hull, kui et libahundid söövad inimesi. Kas tõesti? Jaa. Ma kuulsin, et on üks libahundi mäng, aga ma ei tea, kuidas seda mängitakse. Mina tean, olen siis mängu vanem. Nii, istume kõik ringis ja paneme silmad kinni, sest peame kujutlema, et on öö. Nüüd mina käin ühe korra ümber teie ringis ja toksan kedagi, kes saab libahundiks. Libahunt saab kellegi silmadega ära, andes sellest mängujuhile silmapilgutusega märku ja paneb ka silmad kinni. Siis äratab mängujuht kõik ülesse, sest on saabunud hommik. Mängujuht ütleb, kes ära söödi. Inimesed peavad ära arvama, kes on libahunt ning püüdma ta kinni. Nõnda saabub peagi uus öö ja järgneb päev, mil inimesed õnnelikult ilma ühegi ohvrita võivad ärgata, kuid võib juhtuda, et vangi viidu oli süütu ning libahunt on saanud endale uue kõhutäie. Oi, nii keeruline. Ei ole, hakkame mängima, siis te saate aru. Peegli